Tead, sinu raamatut lugedes need uued teemad, mida ma sealt enda jaoks avastasin, neid oli päris mitmeid, aga üks, mille peale ma üldse ei ole mõelnud, on siis olukord, kus võib-olla ütleme nii, et suurem kriis on mööda läinud, aga endise elu nii-öelda mugavus, ressursirohkus ja nii edasi ei ole veel taastunud ja selle taastumine võib olla, on üldse määramatus tulevikus ja nii-öelda ei pruugi olla ka kord maal, kus me oleme paigas. Ja sa tood ühe huvitava nüansi oma raamatus välja, see on salaaed. See oli minu jaoks täiesti midagi uut, midagi, mille peale ma üldse ei ole mõelnud. Ma isegi ei osanud nagu selle peale mõelda, et minu arusaam sellest, et sa jääd ellu, on see, et sa teed metsa täis kümneid püüniseid ja passiivsed kalapüügikohad ja midagi sellist ja korjad midagi, mida saab suhu pista. Aga salaaia ei tee kuskil nii-öelda nagu võpsis sõna otseses mõttes uuesti nii-öelda võsastuvas raiesmikus. See on täiesti geniaalne. Too palun mõni näide, mida sellises kohas nii-öelda nagu sina enda tarbeks näiteks kasvab? Kõigepealt sa ütlesid, et püünised, kalastamine, aga vaata, mina olen vana inimene. Mina ei saa lindu ega looma kätte. Aga vaat, näed, siinsamas on kuusk, eks ole. Kaabisid natuke sammalt ära. Asukoht on väga hea, sa leiad sealt turbamulla. Ja pista sinna üks kurgiseeme. Sügiseks on see puu sul kurke täis, sest niiskust hoiab sammal, päikest ka natukene paistab, kurk väga palju ei soovigi valgust ja ongi sul salaaed olemas üks kurgiga. Kõrval on meil raiesmik, sinna saad leida kohakese, kuhu mõni porgandi, mõni peediseeme panna, sest ainult lihast elada inimene ei saa. Ja see ei ole isegi ainult metsas olles, vaid isegi kui sa elad kodus ja oled okupeeritud territooriumil näiteks, siis peab sul olema koht, kust sult midagi ära ei võeta, mida sa saad endale säilitada. Jah, metsloomad kindlasti tulevad oma osa tahtma, aga nemad ka kõike ei jõua. Ja midagi jääb neil tähele panemata. Minu arust oli see oli nii geniaalne nagu mõttekäik ja asi, mille peale ma lihtsalt ei osanud tullagi. Aga seda tegid juba vanad eestlased, nad viisid kuskile põllule, kuskile lõkke asemele, külvasid naereid. Vot sealt nagu mul tuli see idee. See unustatud vana on täna aktuaalne. Ja just. Täpselt esivanemate tarkused tegelikult, mida vahepealsed põlvkonnad on unustanud, need tuleb üles kaevata. Talletud. Aitäh sulle niisuguste supermõtete eest, aitäh.